Hei tervist, sõbrad! Mõnda aega tagasi ma käsitlesin meie koguduses sellist teemat nagu üksmeel, üksmeele vägi. Minu vaimulik isa doktor Ed Kõul ütles nõnda, et nõusolek on elu vägi. See oli üks 4 tähtsast eluprintsiibist, mida ta õpetas. Esimene oli see, et suhtlemine on elu aluseks, teine, et tasakaal on elu võti. 3. oli see, et muutus on elu protsess ja 4. on see, et nõusolek on elu vägi. Ja on vägi, kui inimesed on üksmeeles, nad on nõus. Üksmeel mõjutab kõiki valdkondi. Võta firma juhtkond, kogudus, terve rahvus. Me oleme näinud seda, et ka meie väikses Eesti rahvuses kui eestlased on üksmeeles, suured asjad saavad tehtud. Viidates siin laulvale revolutsioonile, Balti ketile, noil vabanemise aastatel ja tõepoolest Jumal tegi imesid meie keskel, kuna me olime üksmeeles. Ja muuseas Jumal kommenteeris, kui ehitati seda Paabeli torni, et inimesed, kes olid üksmeeles, et ükski asi ei olnud neile võimatu, mida nad ette kujutasid. Nii et üksmeel on tähtis. Mis aga üksmeel endas kätkeb, seda ma käsitlengi selles jutluses ja ma loodan, et sa saad sealt ka mõne killu ja mõtte, mille üle edasi mõelda. Sõbrad, olge õnnistatud, suur tänu kõigile partneritele, kes kanalit on toetanud ja aitäh kõigile uutele tellijatele. Üks kristlane oli olnud aastaid üksi maha jäetud saarel muust kogukonnast või eraldatud siis, aga mitte selles mõttes üksinda, vaid teisi inimesi oli ka. Ühel päeval ta päästetakse ning päästed on segaduses, nähes, et ta on ehitanud 2 kirikut. Nad küsivad, miks? Mees osutab ühele kirikule, ütleb, no see on see kogudus, kus ma käin. Siis ta osutab teisele ja see on see kogudus, kus ma kunagi käisin. See on tüüpiline, kas pole nii, mis ühiskonnas toimub. Carnegie on selline kuulus mees, kirjutanud mitu tuntud raamatut ja tema organisatsioon kodulehel oli selline artikkel, mis ütles niimoodi, et tere tulemast maailma, mida defineerib polariseerumine, ebastabiilsus, me rääkisime stabiilsusest eelmine kord, ja ebastabiilsust ja lõhenemine. Ja autor järeldab, et me elame väga ohtlikul ajaperioodil. Ja mäletad, et Paulus ütles, et viimsel aegul tuleb raskeid aegu ja see sõna rasked on seal ka ohtlikud ajad, mida kasutatakse, see ohtlik metsloomade osas, mis on ohtlikud ja merelained ja nii edasi, nii edasi. Kui me vaatame meie maailma peale täna, siis mitmed riigid on lõhestunud ja riigis sees on täielik lõhestumine. Näiteks Ameerika ühiskond täna on rohkem lõhestunud kui kunagi varem. Prantsusmaal olid just suured mässud seal ja Ungari ja Lõuna-Korea ja mitmed riigid on nagu lõhestumise tipp nagu nimekirjas. Ja ma arvan, et Eestiski siin on omajagu erimeelsusi ja eri suundasid. Me näeme lõhestumist igas eluvaldkonnas tegelikult, perekonnad. Kuni pooled abielud lahutatakse, ka Eestis ja muuseas ka kristlaskonna juures on seda. Äripartnerid lähevad tülli, siis kaebavad üksteist kohtusse, siis võitlevad üksteise vastu. Eetiliselt me näeme lõhestumist maailmas, kus igal ühel on täna oma tõde. Minu tõde, see sinu tõde. Ja on põhjus, miks olla üksteise vastu. Samuti noorsoo ja täiskasvanute maailma pildid on täna väga-väga erinevad. Ja vanasti lapsed kujunesid oma vanemate järgi. Päris vanasti isegi nad võtsid nende ametid üle ja kui sa olid puussepapoeg, siis sa olid puussepp. Kui sa olid pleksepapoeg, siis sa olid pleksepp. Ja kui sa olid mingi kanga kunstnik, siis sinust sai kanga kunstnik. Aga inimesed võtsid ka oma vanematelt
põhimõtteid, iseloomused, traditsioon jätkus. Tänapäeval meie lapsi peamiselt treenib internet. Ja internetiga on see hea asi, et sa saad võtta seda, mis sulle meeldib, mitte seda, mida sa peaksid tegema. Me räägime majanduslikust ebavõrdsusest täna samuti. Muuseas, viimase 10 aastaga on esimiljardäride vara kasvanud 3-kordselt, ehk et 300%. Samal ajal kui tavainimese sissetulek on kasvanud ainult 80%. Ja lõppeks ka kristlik kirik on ju olnud lõhestatud. Kui palju meil on uskondi, aga igaüks tahab teha midagi natuke omal viisil ja samuti me elame sellise lõhestunud teoloogia ajastul, kus meil on liberaalne teoloogia ja konservatiivne teoloogia ja meie maailma iseloomustab selline individualism, mina-kultuur ja mõtlemine meie asemel on meil täna mina. Kuidas see mulle korda läheb? Ilmselt see on ka üks põhjus, miks me täna oleme rohkem depressioonis kui kunagi varem, sest masendus saab igal juhul toidet sellest, kui me mõtleme, et miks minuga see nii on. Me näeme neid asju maailmas täna, kas pole nii? Hästi palju on lõhenemist. Ja tegelikult selle taga on maailma vaim. Nüüd mõni ütleb, mis on maailma vaim? No maailma vaim on tegelikult peamiselt saatana kuningriik ja selle taga olevad kurjad jõud. See on selline teemonlik opereerimine, maailma vaim. Ja piibel räägib sellest maailma vaimust, näiteks apostel Paulus ütleb 2. Korintuse 4:4, et selle maailma jumal on pimestanud inimesi. Ja piibel ütleb just niimoodi, et nende uskumatud meeled, nii et nad ei uskunud ja siis selle tõttu see pimestatus oli lihtsam korraldada nende elus. Efeslastele kirjas kirjeldatakse seda ka hästi, ma tahaks seda isegi tegelikult lugeda teile. Efeslaste 2. peatükis, salm 1-3 ütleb siin, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Millest te käisite, pane tähele, ta ütleb siin, enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järgi, nii et selle maailma vürst, vaim ja siis ta ütleb, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees, kellede seas me ka kõik enne käisime ning oma liha himudes tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Nii et see kirjeldab seda maailma vaimu, ma usun, päris hästi. Ja muuseas, apostel Paulus ütleb meile, et ärge muutuge selle maailma sarnaseks. Nii et oht on, eks ole. Ja veel kord, selle maailma vaim püüab toota lõhenemist ja lõhestumist. Nii et me ei saa ka lubada sellel maailmal kuidagi ammutada sellest tähendust või lasta defineerida, mis meie elus toimub, vaid me peame seda definitsiooni, tähendust otsima Jumala sõnast ja pühavaimu juhtimisest. Amen. Maailma vaim, see on teinekord täitsa diametraalselt risti vastu Jumala sõnaprintsiipidele ja selles suunas, kuidas Jumala vaim meid juhib. Apostel Paulus ütleb niimoodi, et kui me oleme vaimu juhitavad, siis me ei täida lihaimusid. Need kaks on nagu väga üksteisele vastu. Ja me peame samuti meeles pidama, et me elame katkises maailmas. Ja üks asjadest, mida selle maailma vürst püüab lõhkuda, on üksmeel. Lõhkuda ära üksmeelt. Ja sõbrad, juba loomise algusest me näeme seda, et vaenlane on püüdnud seda teha. Üksmeelt ära lõhkuda Aadama
ja Eeva vahel. Kui sa loed seal teksti, siis sa leiad seda, et Eeva ei olnud päris üheselt aru saanud, kuidas selle puu suhtes tuleb toimida. Aadam mingil põhjusel on seda kommunikeerinud edasi, neil on päris üks meel. Ja seda üks meele puudumist me näeme ka, kui Aadam süüdistab oma naist oma enda probleemides. Siis me näeme seda, kuidas vaenlane lõhkus seda üks meelt Jumala ja inimese vahel. Kain ja Aabel jällegi ei olnud nõus selles, kuidas asjad olid või peaksid olema. Ja Abraham ja Lot läksid lahku. Eesav, Jaakob, jällegi lõhenemine nende vahel. Iisrael ja teised ümberkaudsed rahvused seal. Paulus ütles, et Teemas jättis mind maha, hakkas armastama seda maailma. Aasias olnud jätsid kõik mind maha. Keegi ei kostnud kohtus või toetanud mind, kui ma kohtus olin. Ja Jeesus, ka tema järelt läksid mõningad jüngrid ära. Kas pole nii? Nii et sa näed seda lõhenemise vaimu igal pool meie ümber ja ajaloos ja samuti piiblis. Ja muidugi on piiblis ka üks koht, kus Jumal ise lõhkus üks meelt. Ja kõik mäletavad seda, et see oli Paabeli torni teema. Aga see probleem oli selles, et inimene tahtis omaenda saavutuste najal küündida taevasse. Teeme torni, mille tipp on taevas ja tehke menestele nimi. Ja me ehitame oma reputatsiooni, oma kuningriiki, meil pole Jumalat vaja. Ja Jumal ütles, kuule, las ma näitan teile, kui kaugele selle asjaga jõuate, eks ole. Aga huvitav on see, et kui Jumal kommenteeris seda situatsiooni, siis ta ütles niimoodi, et kuna nad on üksmeeles, siis ükski asi ei ole neile võimatu. Mis ütleb meile, kui tugev jõud on tegelikult üksmeeles. Kas seda praktiseerib hea grupp inimesi või kuritegelik grupp inimesi, kui on üksmeel? Armeel peab olema üksmeel. Ja väiksed armeed on võitnud suuri armeesid, kuna nad on olnud üksmeeles. Neil on olnud muidugi strateegia, aga kuna on palju inimesi koos, me kõik teame, kus on palju inimesi, seal on palju arvamusi. Ja niipea, kui üks meel saab lõhutud, võib olla terve lahingu saatus pööratud hoopis teises suunas. Üks meel, sõbrad, on alati teinud rahva tugevaks. Alati. Laulev revolutsioon. Mäletad seda aega? Mõned mäletavad. Isegi mina, kes ma ei huvitunud tol ajal millegist muust kui saunapidudest ja teha oma väikest bändi ja ihihi ja ahaha ja elu on lill ja ikka laulsin seal saunas poistega, et eestlane olen ja eestlaseks jään. Tead, olles kaasas selle ärkamise vaimuga. Ma ei teadnud midagi ärkamisest ja õieti mul ei läinud korda, mis seal toimus. See oli nagu, mul polnud aega nende asjade jaoks. Mul oli liiga hõivatud oma enda, mina poputamisega ja kõigega. Aga ometi Eesti rahvas oli väga üksmeeles tollel hetkel. Ja väike rahvas murdis lahti suure liidu küljest ja võib-olla isegi võiks öelda põhjustas, kuigi seal oli rohkem asju, mis põhjustas selle liidu lagunemise, aga oli üks esimesi, kes lahti murdis sellest. Muuseas ka Eesti ärkamise aeg 19. sajandil ajalugu ütleb, et eestlased olid äkitselt väga üksmeelsed. Kui muidu iga eestlane omaenda talus, omaenda mäe peal, omaenda kuningas, kuningriigis, siis äkitselt üksmeel tõi selle, et tuli rahvuslik ärkamise aeg. Kodanikuõiguste liikumine USA-s, kui 1950 kuni 1960 me teame sukest meest nagu Martin Luther King Jr., kes võitles mustanahaliste õiguste eest. Jälle hakkas toimuma üks liikumine, vabanemine, muutumine ühiskonnas selle tõttu, et paljud olid üksmeeles, et niimoodi ei saa edasi minna. Ei saa niimoodi, et mustanahalist on mingi oma WC ja neil on mingi oma sektsioon kirikus, kus nad istuda saavad ja mõned kirikud isegi ei lasknud sisse mustanahalisi. Me kõik teame seda lugu, et
see on vist pool nali võib-olla tõesti sündinud ka, aga keegi mustanahaline oli Valgete kiriku ukse taga, teda ei lastud sisse ja siis ta oli nutmas seal ja ütles, jumal, nad ei lase meid siia sisse. Jumal, nad ei ole mind ammu sinna sisse lasknud, ära muretse selle pärast, eks ole, sa ei ole ainuke, kes väljas oled sellest grupist. Rahvusvaheline näiteks koostöö meditsiinis ja teaduses on võimaldanud, et nii palju head kasulikku infot on vahetatud, kuna seal on üks meel. Ja? Mõtle, kui keegi avastaks mingi olulise asja ja hoiaks seda endale. Nii et üks meel on väga tugevalt olnud inimkonna kasuks, kui seda on sellisel viisil kasutatud. Igasugune meeskonna töö, kui sa mängid korvpalli, sina teed mees jalgpallist palju, seal on vaja üks meelt, kas pole nii? Ja sa võid olla staar, aga sa ei saa seal lihtsalt üksi särada, see asi toimib ainult tänu sellele, kui on tiimis üks meel. Üks meel. Inimesed võivad suuri asju ära teha. Nüüd, sõbrad, üks meel ei ole mitte üks vorm või ühtemoodi asju teha. See ei ole, et kõik peavad olema nagu mina või nagu sina. See ei ole, mis üks meele asjaks teeb, kas pole nii? Või me kõike teeme ühtemoodi, kõik palvetame ühtemoodi, laulame ühtemoodi, kõneleme ühtemoodi, kõik on samad sõnavarad, slängid. See ei tee meid üksmeelseks. Üksmeele loob üks eesmärk. Meil on lõpuks üks suund, mille nimel me tegutseme. Kui sa võtad inimese ihu, siis inimese ihus on miljardeid rakke. Kõik rakud ei ole samad rakud. Meil on väga erineva otstarbega, eesmärgiga ihurakke. Naharakud, luurakud, närvirakud, rakkude hulk on tohutu, tüvirakud ja nii edasi, nii edasi. Ja see on hämmastav, kuidas väikeses inimlootes tüvirakud äkitselt arenevad erinevateks rakkudeks. Aga inimihurakkudel on see viis, et nad toituvad sellest ihuressursist, aga nad töötavad terve organismi hüvanguks. See on see, mis iseloomustab sinu enda ihurakke. Kui aga mingil põhjusel sinu enda ihurakk võtab küll toitaineid sisse, aga ei hoolitse enam terve organismi heaolu eest, vaid hoolitseb sellest, et temasugused rakud ainult paljunevad, muutub see vähirakuks, kõige lihtsamal viisil seda öeldes. Vähirakk on tegelikult ju inimese enda ihurakk, mis ei tööta ühiseks kasuks. Ja väga lihtsamal viisil iseloomustades ongi see, et vähirakk ammutab küll toitaineid, aga ei anna seda välja ülejäänud organismile. Ainult tema ja mitte terviklik asi. Nii et üks meel ei tähenda lihtsalt ühte vormi, see tähendab, et meil on üks eesmärk. Ma ei tea, kas keegi mäletab sellist kampaaniat nagu Teeme ära. See oli seotud millega? Koristamisega. Oli? Hiljem oli igasugused talgud, aga alguses esimene minust kord, kui nad seda tegid, oli, et koristame mingid piirkonnad puhtaks. Ja ma vist isegi tean vähemalt ühte inimest, kes selle taga oli. Ja minu teada see nagu kasvas isegi selliseks rahvusvaheliseks nagu huvi orbiidile jõudis ja inimesed hakkasid selle järgi tegema teistes rahvustes ja lihtsalt rahvas koondus ühe eesmärgi suunas. Võib-olla oli seal eesti keelt kõnelevaid, vene keelt kõnelevaid, seal oli vanemaid, nooremaid, erinevatest linnadest, aga mis ühendas, ei olnud mitte, me oleme kõik ühtemoodi, aga meil oli üks eesmärk. Me koristame, teeme Eesti puhtaks. Nii et see tõepoolest saavutas väga suurt nagu kandepinda ja jõudis kaugele. Nüüd, mõned mõtted veel üksmeele osas. Sükene inimene nagu Gaidini ütleb niimoodi, Robert Gaidini. Üksmeel aitab inimestele tunda, et teised on osa meist. Teised on osa meist. Üksmeel aitab vähendada
stressi ja konflikte. Tõsi, kas pole nii? Kui meil on niisugune hea läbisaamine, meil on vähem stressi. Igasugused suhtepinged teevad seda, et sa väsid, sa kurnab sind. Aga kui üksmeel on, see on ikka hea asi. Oled sa nõus sellega? Amen. Nii et ta ütles õieti. Ja see aitab lõpuks fokusseerida elu tähtsatele asjadele. Üksmeel samuti annab inimestele võimu oma rõhuja üle. Kas pole nii? Keegi võib rõhuda mingit väikest rahvust, aga kui see väike rahvus on üksmeelne ja seal tuleb üks kamp inimesi, kes hakkab ütlema, et peame jälle maa vabaks saama. Kui nad ei ole üksmeelsed, siis see revolutsioon ei õnnestu, see muudatus ei tule esile. Aga üksmeel võib teha niimoodi, et väga suur impeerium nagu Rooma impeerium lõpuks lagunes koost. Ja mitte sellepärast, et seal oli nii palju vaenlasi, kuigi neid oli, need on alati, aga lõppeks nad ei olnud enam üksmeeles. Ja asi hakkas koost lagunema. Nii et kogudustena ka samuti me vajame kaitsta meie üksmeelt. Ma pean seda ütlema veel üks kord. Koguduses me vajame kaitsta üksmeelt. Me vajame kaitsta seda üksmeelt. Meie vägi ei ole mitte selles, millised vaimuanded kellegil on. Või kui karismaatiline juht kuskil koguduses on, aga kas me oleme üksmeeles. Muuseas, Jeesus ütles Matteuse 12 ja 15, et iga kuningriik, mis on isekeskis riius, mis juhtub sellega? See ei püsi. See ei püsi. Ehk kui pole üksmeelt, see ei püsi. Kuidas aga ehitada ja hoida seda üksmeelt? Me vaatame mõningaid kirjakohti koos. Esiteks, Filiplastele kirjas apostel Paulus ütles niimoodi 2 ja 5. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Ehk meil peaks olema samasugune meelsus, nagu oli Jeesusel. Amen. Ja milline see meelsus oli? Et kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud ta saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ja võttis orja näo, saades inimese sarnaseks ja leiti välimuselt inimesena, ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Nii et alandlik meel kindlasti aitab luua üksmeelt. Kui ma pussin oma agendat ja ma arvan, et mul on tõe monopol ja mina ainult tean, kuidas asjad käivad, siis väga ebatõenäoline on, et üksmeel tekib. Amen. Ja, alandlik meel. Ja Jeesus jättis meile parima eeskuju, kuidas käia alanduses. Teiseks, Piibel ütleb, et Jeesus, et tal polnud oma agendatega hoolinud oma reputatsioonist, nii et ta ei püüdnud olla Jumalaga võrdne. Teiseks, hoiduda riiust. Hoiduda riiust. Siinsamas Filiplastele kirjas 2 ja 3 ütletakse niimoodi, et me ei teeks midagi riiu ega tühja au pärast. Nii et kui sa midagi teed, mis tekitab riidu, siis sa juba teed midagi valesti. Et me ei teeks midagi riiu ja tühja au pärast, vaid et te arvate alanduses üksteist ülemaks kui see ennast. Ja siis salm 4, üks võtmeasi, et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale. See on põhiline, mille najal maailm toimib. Kõik vaatavad selle peale, mis on tulus talle. Kas pole nii? Aga ta ütleb siin, teadlikult vaata selle peale, mis on tulus teistele. Ehk kui see meie pilt on suurem kui mina pilt, on sul lihtne olla üksmeeles. Kolmandaks,
meil tuleks hoida rahu. Efeslastele 4:3 ütleb niimoodi. Ja olles usinad, üksmeelt pidama. Kuidas? Rahusideme läbi. Vaimus rahusideme läbi. Amen. Kui miski hakkab nagu rahu rikkuma, sa tunned, et siin tekib mingisugune pingeväli, sa ütled, aeg tagasi tõmmata. Kuidas vanasti eestlased ütlesid, targem annab järele. Minu arust on hästi öeldud. Targem annab järele. Kui sa lõpetad ära, ütled, tead, okei, selge, olgu siis nii. Siis sa oled targem. Ma hoian rahu. 4. ma käin armastuses. Kolosslastele 3:14. Kolossa 3:14 ütleb nii. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus, see on täiuslik side. Amen. See on täiuslik side. Jällegi seob kokku, ühendab, mitte eraldab. 5. see on üks huvitav kirjakoht siin 1. Korintuse 1:10. 1. Korintuse 1. peatükk 10. salm. Ja see point on see, et räägi sama, jaga sama visiooni. Aga mina manitsen teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te kõik ühtviisi räägiksite, ega oleks lõhesid teie seas, et te kõik ühtviisi räägiksite. Jällegi, mida ma külvan sellesse osadusse, kogusse, määrab nii palju ära seda, mis suuna mingisugune jõud võib võtta. Mingi väikene jutt lendu lastud, mis on hoopis teises suunas, võib hakata niimoodi oma elu elama. Aga kui Hens Valk oli vist see, kes kunagi tõusis üles, ütles, et ükskord me võidame niikuinii. Ja kõik eestlased ütlesid sama. See oli igal pool, ma kuulsin seda. Räägiti ühte viisi, üks visioon silma ees. Ja me võitsime. Amen. Nagu Taavet Koljatit, kas pole nii? Üks koht lõhenemistel on alati ebaselge kommunikatsioon. Kui sa ei saa asjast aru. Muuseas, mõni päev tagasi ma vaatasin Facebookis oli selline reklaami mingisugune, kuidas nad kutsuvad neid, bänner või? Ja vaatasin, seal oli Oleg Sõnajala pilt. Ja siis ma klikkasin sinna, mõtlesin, mis seal siis huvitav räägitakse. Ja seal oli pikk jutt Oleg Sõnajalast. Kui palju tal varandust on ja kuidas nüüd see pärandi jagamine seal käib ja kui üllatunud kõik pereliikmed on, kuidas ta selle pärandi on lasknud teha. Ja ma märkasin seal tekstis nagu sellised kirjavigu. Ja siis ma vaatasin, et mis lehele see mind viskas, ja see viskas mind ERR lehele, mis on Eesti Rahvusringhääling. Mõtlesin, vau, kuidas sihukesel lehel, nii prestiižikal lehel on nii kehva artikkel sihukene vigadega. Ja siis ma vaatasin seda, mida kutsutakse URL, mis on see üleval, milline aadress sellel on, siis see oli mingi väga veider aadress. Ja muidugi, millega see kõik seal päädis, see artikkel, oli, et Oleg Sõnajalg kasutab mingisugust börsi ja siin on need lingid, kasutage sama börsi, hakka seal liikmeks, panema raha sinna, ta on juba 128 miljonit sellega teeninud. Aga see oli ebaselge kommunikatsioon, külvas täielikult segadust ja ilmselt haaras inimesi endaga kaasa. Ja tõepoolest, kus sa satud sellisel lehel nagu ERR ja sa mõtled, jumala eest, peab asi olema korrektne, eks ole. Nii et õige visioon, õiged sõnad. Üks asi, mis toodab üksmeelt, sõbrad, on koos palvetamine. Ja loomulikult meil tuleb püsida ühes õpetuses, nagu apostlid, piibel ütleb, et jüngrid jäid nende õpetusse, jäid osadusse, hoida osadus ja leiva murdmistesse ja palvetesse.
Ma lõpetan selle mõttega siin, et Jumalale meeldib üksmeel ja Jumal ilmub või ilmutab ennast tihti üksmeeles, mis on õige eesmärgi suunas. Amen. Ja see on huvitav. Esiteks, laulude raamat 133 ütleb üks esimesel, kui armas on, et vennad üheskoos elavad, ühel meelel. Ja siis ta ütleb seal niimoodi, sinna käsib Jehova oma õnnistust. Ma ei ole leidnud kuskil teist kohta, kus piibel ütleb, et Jumal käsib oma õnnistust olla kuskil. Aga siin, kui üks meel on, seal on õnnistus. Amen. Päris huvitav. Teises ajaraamatus on 5. peatükki 13 salmi juttu seal, kuidas lauljad ja pasunate puhujad, preestrid seal templis, Saalomoni templis. Piibel ütleb, kui nad ühel meelel pasuneid puhusid ja laulsid, et Jehova on hea ja tema heldus kestab igavesti, siis üks meel, siis Jehova aupild täitis selle koja. Jumala ligiulu tuli sellesse paika. Oled sa tähele pannud seda teinekord, kui terve kogudus jõuab sellisele ühisele häälele ja taktile ja ülistuses ja palves, kuidas sa tajud sellist võimendust selle asja sees. Kas pole nii? Selle sees on üks võimendus, kui on üks meel asjades. Mattuse 18, 19 ja 20. Jeesus ütles isegi niimoodi, et kui 2 või 3 on koos ühel meelel, siis mina olen nende keskel. Mõtle selle peale. Jumal on lubanud, et ta on meie keskel, kui 2 või 3 on koos. Ühel meelel. Võimas. Piibel ütleb apostlite kohta, et nad olid üks süda ja üks hing. Ja mida nad tegid? Nad tunnistasid suure väega. Jällegi, üks meel tõi Jumala väe. Ja Jeesus palvetas, me loeme seda Johannese 17. peatükist, ütles, et isa, ma palun, et nemad oleksid üks, pidades silmas kogudust. Ja sõbrad, mina usun, et Jeesuse palve ei jää vastamata. Kui Jeesus seda palvetas, Jumal toob selle esile. Paljud teist teavad seda, et see ei ole olnud lihtne palve vastus esile tulema. Kui suur väljakutse on olnud üks meel ka koguduse keskel. Ma mäletan seda, kui aastaid tagasi ma sain kristlaseks elusõna koguduses Pärnus. Ja siis mõned aastad hiljem sattusin 4 püha kogudusse ja sain siin siis pastoriks 93. aastal. 93. aastal me otsustasime teha ühise konverentsi Pärnus. Elusõna kogudus, kus ma enam ei olnud, ja 4 pühi kogudus, kus ma nüüd olin pastor. Ja kutsuda, üks kõnelejatest oli Mart Metsala, ma mäletan, ja siis oli üks ameeriklane, vist Larry Mininger. Ja siis meie kiriku poolt me kutsusime Märt Vähi. Ja tõepoolest, selline konverents siis toimus, ma arvan, see oli 3 päeva äkki. Ja muuseas, meie kiriku teised juhid, kes tol ajal siis olid, Allan ja Harri, olid väga pahased, et Märt Vähi tuleb Pärnusse konverentsile, kus on teine kogudus kaaskorraldaja Elusõna. Erinevatel põhjustel, aga mõtle, isegi tollel hetkel juhid mõtlesid sellisel viisil. Ja kui palju on nagu Jumal teinud nende aastatega, et täna, muuseas eelmine nädal, me istusime koos katoliiklikus kirikus Pärnus, see on siis Karusselli tänaval, ja Luteri kiriku juht oli seal, baptisti kogudusest, 4 pühi kogudusest, vabakogudustest, erinevad kogudused istusid ümber laua, sest me oleme jõudnud palju rohkem üksmeelele.
minu arust see on vägev. Amen. Ja sõbrad, sellepärast ma usun, et kui me töötame üksmeele suunas, siis me teeme Jumala tahet. Vahest sa võib-olla ei ole kindel, mis on Jumala tahe või mis Jumal tahab, et sa teeks, aga kui sa töötad üksmeele suunas, et kogudus oleks üks, sa teed Jumala tahet. Kus ma seda tean? Sest me lugesime 2. Korintuse kirjast. Vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, võtke manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu, küll armastuse ja rahu Jumal on siis teiega. Jumalale läheb üksmeel korda. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.